Mitu sajandit lugemisharjumust, 3 raamatukogu lugu. Harku valla raamatukogud Harkus, Väänas ja Tabasalus. Raamatukogude loomise lugu algab seega siin tuulepealsel maal ajast, mil siia üldse saabus inimene soome-ugri rahvast, kes õppis ja tegutses visalt, ikka siht silme ees, et jõuda kõrgemale ja kaugemale. Tänaseks päevaks on Eesti sihile jõudnud. Euroopa kõige targem rahvas elab just siin. Teada on, et Euroopa Liidu riigid kulutavad aastas 8-kordse Eesti riigi eelarve suuruse summa raamatute, ajalehtede ja ajakirjade väljaandmiseks. See on ligi 200 eurot iga Euroopa kodaniku peale ning õigustatult tekib küsimus, kes selle kõik jõuab ära lugeda? Vastus on eestlased. Eestlased loevad päevas raamatuid keskmiselt 13 minutit. Suured raamatulugejad on ka poolakad, soomlased ja norralased. Harku vallal on raamatukogusid 3. Neist 2, Vääna ja Harku omad, on alguse saanud juba mõisa ajal. Tabasalu lugu jääb teise maailmasõja järgsesse aega. Väänas asuva raamatukogu lugu viib meid 150 aasta tagusesse aega, mil mõisas valitsesid von Stackelbergid. Polnud just tavaline, et paruniproua oleks laenutanud oma isiklikust raamatukogust raamatuid kohalikele mõisatöölistele ja teenistujatele. Ent just nii see Vääna lugu algas. Ühe tähelepanuväärse naise panusest. Ka Harku raamatukogu juured ulatuvad mõisa ajajärku, mil toonane Harku mõisaomanik Alexander von Unger-Sternberg rajas oma maadele koolimaja ning mõni aasta hiljem, 1886. aastal, täiendas seda raamatukoguga. Juba 1925. aastaks kujunes sellest Harku avalik raamatukogu, mille uksed olid kõigile huvilistele avatud. Harku raamatukogu uus tulemine toimus 2003. aastal, mil raamatukogu asutati uude Harku aleviku keskusesse. Põnevaid inimesi ja värvikaid lugusid on raamatukogud alati täis olnud. Olgu nendeks siis kirja pandud lood kaante vahel või päris inimesed. Üheks selliseks oli ka Helda Kuudevita, Vääna raamatukogu ligi 40 aastat juhatanud proua. Helda sündis 1912. aastal ning mäletas oma lapsepõlvest ka uhket mõisaelu, sest tema isa teenis Stackelbergide mõisas aidamehena. Väänas koolis käinud tüdruk käis Väänas galeeris ning abiellus. Peagi muutunud maailmakord paiskas aga elu segamini ning rebis abielu lõhki. Helda abikaasa lahkus Ameerikasse ning elas seal pika elu. Helda jäi aga Eestisse. Ta ei suutnud oma vanemaid üksinda jätta. Kui Helda tööle asus, oli raamatukogu veel Metskonna majas, samas kus asus ka tema perekorter. Lugejaid käis raamatukogus rohkesti. Helda olla vahel ka kurtnud, et kohalikud memmed lausa segavad töö tegemist, sest eks töö ja elu olid kõik samade seinte vahel läbi põimunud. Tabasalu raamatukogu on neist 3 kõige hilisem. 1945. aastal asutatud raamatukogu seostub tänapäeval eelkõige Rannas sovhoosi hoonega, täpsemalt selle sööklaga, mille ruumidesse raamatukogu 1999. aastal kolis. Hoone ise oli aga kuulus ja tähtis. See arhitekt Tõnu Liigandi looming paistis silma oma modernse joonega ning oli tähelepanuväärne Nõukogude arhitektuuripärl. Tänaseks on need 3 Harku, Vääna ja Tabasalu raamatukogud oma jõud ühendanud ning kannavad nimetust Harku valla raamatukogud. Koos muuseumite ja arhiividega on raamatukogud mäluasutused, mis viivad edasi meie kultuurielu ja lugu.